lipumeeskond, väeosade esindajad, ette marss! Mütsid peale! Meie abi on Jehova nime sees, kes on teinud taeva ja maad. Tema päralt on maailm ja tema täius. Tema päralt oleme meie ja meie elu. Temale tahame loota, kui me täna selle teie väeosa lippu pühitseme. Apostel ütleb. Ja kui me täna siin pühitseme teie lippu, siis me tuletame meelde, kuidas Jumala sõna ütleb, Iisraeli lapsed löögu leer üles, igaüks oma lipu juurde, oma perekonna märgi juurde. Nad löögu leer üles ümber kaudset telgi, sellega kohakuti. Iisraeli lapsed tegid nõnda, nagu Issand oli Moosest käskinud. Nõnda lõid nad leeri üles oma lippude kaupa ja nõnda läksid nad ühes oma suguvõsadega perekondade kaupa. Ja on öeldud, lootke tema peal igal ajal teie rahvas, valage välja oma südamed tema ette. Jumal on meile pelgu paigaks. Aamen. Ja Jumalast antud meelevallas tahame tuua selle lipu tema ette kui rahuoperatsioonide keskuse lippu. Väljendagu lipp see kõike väärtuslikku, mida teie oma väeosas tahate teha. Ühendagu see lipp teid, andku jõudu teile võitluses ja püüdluses. Teendige julgelt oma kodumaad, olge ustavad oma Issandale. Ja nõnda pühitsen mina selle lipu kolmainu Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Ja selle juures me palume, Issand, lase kõik head ettevõtmised korda minna, anna meile sisemist jõudu, anna meile küpsust, anna meile tahet kasvada ja Isamaad teenida ustavalt ja armastusega. Ühenda meid seal, kus me käime oma ajalikku elurada, kinnita meid meie võitlusteedel ja leib anna meile tänapäev ja anname andeks teie võlad, nagu meil andeks anname oma võilastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstu oma pale meie üle ja andku meile rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.
väljas. Tuletagu see lipp meelde, millise vaimu lapsed me oleme. Austatud külalised, mu daamid ja härrad. Väeosa, kel omane struktuur, tegevuse eesmärk ja ainuloodne omane tegevusstiil on rahuoperatsioonide keskus, mis on rahuüksiku rahuvalve kompanii õigusteadlasena formeeritud aasta tagasi 1997 ja lipu annetamine rahuoperatsioonide keskule vormistab teist lõplikult väeosa. Tänapäevane maailm esitab meile väljakutseid, mida sajandil tagused sõdurid ja ka eelmistes sõdades ei osanud ette kujutada ega karta. Karta pole vaja teilgi, hirmud ja kõhkused elatakse üle väljaõppe käigus. Teie käes, rahuvalvajad, on lipul suurem tähendus kui teistel väeosadel, sest teie esindate meie värvide all Eesti riiki, sageli seal, kus puuduvad diplomaatilised esindused, kuid kus on vaja võita kurjust ja leida sõpru. Eesti traditsioonide vastavalt ja suurte sümboolse tähendusega on see, et te saate oma lipu ühelt meie Eesti riigi kohalikult omavalitsuselt, Keila vallavalitsuselt. Ja see kinnitab riigi ja sõjaväe ühtsust ja on meile andku see lipp rahuoperatsioonide keskusele meelekindlust, jõudu ning indu Eesti riigi kaitsel. Sõna on rahuoperatsiooni. Lugupeetud külalised, kolleegid, kaasvõitlejad. Meie, eestlased, me oleme olnud oma isamaa pinnal üle 5000 aasta. Meie asukoht maailmakaardil on kiskunud meid loendamatutesse sõjakeeristesse, mis kõik on tingitud suurriiklikest ambitsioonidest. Meie tahame rahu. Me tahame elada siin, nagu me oleme seda teinud sajandeid. Me ei talu kellegi diktatuuri. Ja me ei soovi ka kellegi teise maad. Ja me ei soovi dikteerida teistele, kuidas tuleb elada. Oma sisimas oleme me andnud vande, et 39. aasta, kus Molotov, Ribbentrop ja nende käsindlased sõlmisid kokkuleppe, jagades ära meie maa,
kahe röövli vahel. Seda aega ei tule enam kunagi. Ja kui peaksidki idapiirid vägivallale avanema, siis astume me vastu kogu oma jõuga. Kuid me astume vastu ka kogu rahvas, üks rahvas. Ja siin Paldiskis mul on rõõm teatada, et me oleme suutnud teha väga head koostööd kohalike omavalitsusega. Tõotan väeosana hoida seda kodukaitse sümbolina kõrgel ja võidelda selle lipu all demokraatliku Eesti Vabariigi eest viimse veretilgani. Tänan. vaja demokraatlikul Eesti Vabariigil ja tema kaitsjatel. See on eriti sümboolne, et täna siin, kus 39 ma tahaksin ühtlasi tänada meie sõpru paljudest lääneriikidest, Põhjamaadest, Saksamaal, Hollandis, Ameerikas ehitada ja õpetada, kes on andnud meile ka raha, et ma loodan Eesti Vabariigi Riigikogu, eriti järgmine Riigikogu, mida me valime tuleva aasta märtsis, suhtub toetavalt ja mõistvalt meie riigi kaitsevajadustesse, eriti sellesse, et see amet oleks mitte ainult auväärne, vaid ka võimaldaks ära elada. Kuid ometi kõigi selle aluseks on meie moraalne külg. Ma nägin teie kasarmutes relvi, sellepärast see lipp, mida te täna saite, on meeldetuletuseks, millised kohustused on Eesti kaitseväelastel. Nõua õigust, aeg annab arutust. Tahan soovida, et te käiksite kindlalt, et te nõuaksite ja ka levitaksite õiglust. Ja juba täna, et me oleme teie üle uhked. Meil on võimalus teie peale loota ja me teame, et teie väeosa on lähituleviku Eesti üks lootus, üks kindluse ja väärikuse tagatus. Aitäh teile ja head edu!
keerata.